tere siis taas kord minu poolt kõikidele minu vaatajatele ja kuulajatele ja uutele tulijatele. Teen täna siis ladumise, kus vaatame, mida tunned sina tema vastu, mida tema sinu vastu ja mis on teie vahel. Ja tegemist on üldise kaardi ladumisega, mitte kõigi puhul ei pruugi siin resoneeruda. Nii et kui sa vaatad seda ladumist ja üldse ei resoneeru, siis sinuga ei resoneerugi see ja nii lihtne see ongi. Ja kui teil on soov personaalse kaardi ladumise järgi, siis võite alati kirjutada. Kui teil on soov oma emotsioone hakata vabastama, teada, kuidas see tegelikult käib ja igapäevaselt seda tegema hakata enda heaolu nimel, et ennast rohkem avastada, ennast rohkem näha, ennast rohkem tunda, siis on vaja meil oma emotsionaalne keha puhastada, ehk siis oma kehatasand, närvisüsteem puhastada nendest emotsionaalsetest kihtidest, mida me oma kehas hoiame siis on ka see võimalik minu poolt saadav, eks ju siis. Ja kui selleks on soov, siis võite alati kirjutada ja on ka võimalus, need kõik on omavahel seotud, siis liituda minu tasulise kanaliga siin YouTube'is täpselt samamoodi, kus ma räägin siis hästi palju läbi Zoomi, siis olen need salvestanud ja sinna üles laadinud. Räägin siis hästi palju sellest emotsioonidest, kuidas oma reaalsust luua, kuidas märgata oma mustreid, toon hästi palju näiteid enda elust, mida ma märkan, mida ma olen vabastanud, et sellised reaalsed näited enda reaalsest elust. Ja räägin neid erinevate nurkade alt, külgede alt, et kuidas ja mismoodi see elu üldse siin toimub ja kuidas seda nagu ümber õppida. Et meid on ju õpetatud tegelikult tagurpidi elama. Ja nüüd oleks mõistlik või õige aeg, kui sa tunned, et see resoneerub või kõnetab sind, siis sul on võimalik seal siis nagu läbi siis minu, ma ütleks selliste loengute või siis näidete, detailsete näidete võib-olla jah. Avastada, kuidas see tegelikult käib ja kuidas see toimib. Et see on tegelikult väga sügav ja põnev teema, kui sinna laskuda sügavalt ja keskenduda sellele natukene, et seal on tegelikult põnevust päris palju, aga samas ka väga sügav ja selleks tulebki siis õppida oma emotsioone vabastama uuesti, sest me oleme need unustanud mingi hetk. Tuleb õppida oma keha lõdvestada. Ja sest me oleme kogu aeg pinges ja nii edasi ja seal on võimalik siis seda maailma ka siis lähemalt avastada läbi minu näidete ja põhjaliku sellise ülevaate läbi minu silmade või nägemuse, kuidas mina seda näen ja seda ma siis annan seal edasi. Päris palju on juba seal erinevatel teemadel juttu, mis aitab teil silmad avaneda ja ära tunda siis, kes te tegelikult olete. Mitte ainult see inimkeha, kellel on kuskil mingi saatus ja karmaõlad, vaid kuidas te tegelikult seda saate märgata, muuta ja kuidas te sellest nagu tsüklist välja saate astuda. Ja nii edasi, eks ju. Et see võimalus on ka teil, siis saate sealt siis liituda. Aga asume siis asja kallale ja vaatame siis lühidalt,
mida tunned sina, mida tunned sina tema vastu, mida tema sinu vastu ja mis on teie vahel. 2 grupiga teen. Ja grupp number 1, kes valis siis selle kaardi paki, vaatame siis. Mida tunned sina tema vastu? On siis juba kujult niimoodi, mida tunneb tema sinu vastu. Ja mis on teie vahel? Ilmselt teie vahel on ikkagist siin midagi. Siin on kohati tsükliline see suhtlus teil võib-olla, aga sina ilmselt tunned tema suhtes, sul ka kerkib hästi palju ego tema suhtes üles, võib-olla sa arvad ka tema on selline hästi egos kinni. Aga sa tahaksid tegelikult sellist võidukust ja edukust, et siin midagi lõpeks ja hakkaks nagu täiesti otsast peale uuesti, sest siin on nagu midagi selline, et sa soovid küll sellist suhet, võib-olla sa soovid temaga nagu sellist stabiilsust, võib-olla pühendunud, võib-olla pikaajalist suhet, võib-olla sellist traditsioonilist suhtlust. Aga siin on midagi nagu justkui, et teie vahel on see distants, midagi on varjatud. Või te olete üksteisest eemal, võib-olla teie vahel on distants eemal olev. Olukord on siin, kus te ei ole igapäevaselt koos ja kus te saate aeg-ajalt kokku. Aga sina näed nagu vägagi potentsiaali selles suhtes. Aga sa tahad, et see mingisugune tsükkel saaks läbi, et ta algaks nagu täiesti uus nagu see. Et midagi nagu lõppeks ja algaks. Aga mul on tunne, et see suhtlus on teie vahel olnud tsükliline. Mingisugused algused, lõpud. Aga ilmselgelt sa soovid siin sellist võidukust või edukust, et see suhe oleks edukas, et see suhe oleks võidukas. Sa võib-olla tunnustad teda väga palju, võib-olla sa ootad temalt sellist tunnustust. Aga sa tahad, et see suhe oleks temaga edukas. Et sa saaksid võib-olla piisavalt tähelepanu, sa võib-olla püüad talle seda tähelepanu anda. Aga võib-olla oled püüdnud seda tähelepanu anda, aga kui ma vaatan intuitiivselt seda kaardirida, siis mulle tundub siin, et sa ei ole nagu, sa oled võib-olla lõpetanud tema tunnustamise, temale tähelepanu andmise, sellise võib-olla imetluse poole pealt nagu natuke sammukese tagasi astunud ja natuke eemaldunud, nagu see naisterahvas siin justkui vaatab eemalt teda, aga ta ei anna ka nagu justkui seda täit energiat. Kuigi sinu energia näitab ilmselgelt seda, et sa tahaksid seda anda ja et see oleks edukas kõik. Võib-olla on ka siin võib-olla selliseid variante, et sina tunned, et sina ei saa piisavalt tunnustust, tähelepanu selle inimese poolt, seepärast et teie vahel on see distants ja ta justkui nagu vaatab sind eemalt. Ja võib-olla ta ei saa nagu anda ennast täielikult ja pühendunult sulle jäägitult. Sest tal võib-olla on juba midagi siin.
selle ülempreestriga pühendunud, võib olla stabiilne pikaajaline suhe, ka see võib olla, et võtke, kuidas teiega resoneerub siis. Vaatame siit, mida tunneb tema teie vastu. Jah, siin on ikkagist selline vahemaa, ikka ka tema vaatab nagu justkui sinna kaugustesse, ilmselgelt on teie vahel vahemaa, te ei ole nagu päris koos, ka tema vaatab sinna kaugustesse, aga ta ainult mõtleb ja kalkuleerib võib-olla või mõtiskleb või planeerib, et kuidas ta tulla sinu juurde või ta, võib-olla siin on seda ka igatsust, aga mingisugune nagu püüab seda nagu võib-olla ka kohati tasakaalus hoida. Et selle kaardi pealt näha, et siin justkui siinpool on nagu torm tema enda pool ja kui vaatab, teeb ukse lahti ja vaatab sinu poole justkui sinna kaugustesse, sinnapoole, siis tundub, et siis tekib tema sees võib-olla see rahu ja headus ja selline igatsus ka võib-olla, seepärast et ta nagu vaatab igatsevalt sinna kaugustesse. Ja siin võib ollagi see, et ta võib tõesti ollagi sellises juba suhtes, kus teie vahel ongi vahemaa, et sina oled nagu eemalt ootad või vaatad teda ja sa ei saagi piisavalt seda tunnustust tähelepanu talt. Ja sa tahad, et see tsükkel lõppeks ja algaks teie vahel võib-olla see mingisugune uus tasand, täiesti totaalne. Aga temal on nagu justkui ta laveerib siin ühe ja teise vahel, et justkui sisemiselt võib-olla ta tunneb natukene sellist tasakaalutust või kurbust või mida iganes. Et aga ta ei tee seda valikut või otsust, et ta nagu valikute ees või laveerib kahe erineva elu vahel, võib siin ka see olla. Aga ta ei taha ka sinust loobuda justkui ma näen, aga ühest küljest ta kaitseb ühte oma elu aspekti võib-olla aga ta ei taha ka sinust loobuda. Vaid ta tahaks sulle anda. Ta tahaks tegelikult, et see võib-olla oleks tasakaalus ja tahaks anda. Aga jah, ilmselt ta ei tee samme, seepärast et müntide 2 on pigem selline vaatab eemalt, mõtleb, kaalub, aga ta otseselt ei tee neid samme, ta seisab veel paigal. Võib-olla ta ei tee iialgi samme, seepärast et ta laveeribki erinevate variantide vahel. Aga ta ei ole nagu seda totaalset otsust ära teinud. Aga siin on hästi kihvtilt sellel kaardil näha, et üks osa temast on justkui see tume ja teine, kui ta teeb selle ukse lahti, siis seal on nagu rahulik merevesi ja igatsus selle rahu järgi. Võib-olla tal ei ole piisavalt seda nii-öelda seda julgust anda sulle võib-olla seda, mida ta tunneb, et sa võib-olla oled väärt või peaksid saama. Aga tal on sinu suhtes sellised tugevad soovid ja tahted. Võib-olla ta tunneb, et ta peab konkureerima. Või on siis mingisugust armukadedust tuleb ka välja. Aga siin on väga tugev kaitsepositsioon tegelikult tal. Ja on näha, et tal on selles suhtes osas või teiega seoses selline pinge. Ja siin on seda vastuseisu ja ta kaitseb tegelikult võib-olla siis kas iseennast või siis oma elu. Aga ta ei taha ka alla anda teie suhtes, ilmselt tegelikult on siin näha seda ka. Aga vaatame, mis on teie vahel. Ja siin oleks potentsiaal tegelikult luua midagi, mingisugune uus algus. Ja te võib-olla ilmselt mõlemad tahaksite või sooviksite seda, aga mingil põhjusel siis teie
teil seda nagu justkui praegusel hetkel ikkagist ei ole toimunud. Et müntide äss on alati selline potentsiaal, et see ei ole, see on uus võimalus. Ja võib-olla sina näed selles suhtes uut võimalust alustada otsast, võib-olla tema näeb seda, aga see ongi potentsiaal, mitte päriselt uus algus. See võib näidata ka uut algust, aga kõik sõltub sellest, mida üks ja teine pool siis teeb. Ilmselgelt näha on, et tema justkui laveerib nagu kahe erineva maailma vahel. Siin on täiesti kaks erinevat maailma, üks on tormine, teine on rahulik. Ja ta püüab seda tasakaalustada ja kontrollida. Ja mida see müntide kaks näitab, et ta pole nagu seda, ta ei ole valmis seda sammu veel tegema. Ta on mõelnud, on kaalnud, võib-olla on ta ette kujutlenud endale seda, aga see ei tähenda, et kui ta nagu mõtleb, et see kõik vastaks tõele ja et ta selle kohaselt samme astub. Aga siin on nagu, aga ta näeb justkui ma näen, et ta siis on mõelnud nendele algustele, kui potentsiaalikas uus võimalus või algus võiks olla, kuidas see saaks kasvada, kuidas ta võiks välja kujuneda. Mida iganes sellised, et võib-olla, et kuidas ta saaks teiega sellist võib-olla viljakat suhet luua. Võimalus võib-olla ta on kujutlenud endale ette või vaadelnud või mõelnud sellele, et kuidas luua midagi pikaajalist ja kindlat ja täpselt samamoodi sina oled ka seda ette kujutlenud ja vaadelnud ja mõelnud sellele. Ja te näete nagu mõlemad selles potentsiaali. Aga kas ka nagu kindlaid samme siin tehakse selle suhtes, ma ei näe. Just nimelt tema poolt ma ei näe seda. Sest siin on ka seda nagu justkui näha, et ta võib täiesti vabalt ka laveerida erinevate võimaluste vahel, et seda just nimelt seda tasakaalu hoida, et tal ei olegi nagu plaanis võib-olla mingisuguseid konkreetseid valikuid teha, aga ta püüab nagu tasakaalus hoida neid erinevaid valikuid, mis tal on nagu tema nagu justkui kaardilaual võib-olla. Et nende erinevate valikute vahel laveerimine ja võib-olla nagu kuidagi olla natukene paindlik või kohaneda või et see toimiks tema jaoks. Et ta hoiab nagu mitut asja korraga, aga ta ei tee nagu justkui seda otsest valikut. Ta püüab hoida seda tasakaalu, aga ta ei tee valikuid. Et mitme asja nagu korraga hoidmine ja seetõttu ta ei tee ka võib-olla konkreetseid valikuid või otsuseid. Et ta väldib võib-olla otsuste tegemist ja pigem püüab seda nagu hoida. Et ta nagu pidevalt pendeldab mingisuguste erinevate variantide vahel, võib-olla tema enda peas siis on erinevad variandid. Ja võib-olla ka see, et ta kardabki seda nagu tormist situatsiooni, et võib-olla ta peast on läbi käinud mõttega, et kui ta nüüd valibki sinuga seda uue alguse, mis siis saab ja äkki siis kõik kukub kokku, on hoopis tormiline või siis ta tunneb praegu seda tormist hetke, et tema maailm ei ole justkui rahulolev ja ta ei saa piisavalt või midagi tema elust on puudu ja ta tunneb ennast võib-olla seal nagu merel hulpimas üksildasena ja siis ta otsib seda nagu mingisugust rahu või seda puudu jäävat osa juurde sealt väljapoolt oma praegust elu. Et ta saaks ka selle osa endas nagu seda osa endas ka tunda. Et siin on ta jah, sellises pigem ma näen, et ta on siis sellises kahe
kas kahe inimese vahel või kahe olukorra vahel. Võta enda jaoks see, mis sinuga resoneerub. Ja ta on nagu pigem kaitsepositsioonis, ta näeb, et ja tahaks võib-olla sulle anda, aga tal ei ole seda nagu võimalikkust või tal ei ole seda võimalust sulle justkui anda, sest ta on nagu justkui kahe maailma vahel. Et võta, kuidas see sinu jaoks praegusel hetkel resoneerub kõige paremini. Siin võib olla suhe, siin võib olla, ma ei tea, töö, siin võib olla mida iganes, aga siin on nagu mingisugused teised prioriteedid, pühendumised ja sinuga ta justkui näeb seda potentsiaali, aga ta ei tee selleks seda sammu. Vähemalt praegusel hetkel sellist energiat siin ei kajastu. Ja teie suhe võib vägagi olla selline, et ongi võib-olla tsükliline, et väga muutuv ja ebaselge. Ja see paneb teda võib-olla kohati kaitsesse. jah, aga ma arvan, et sellest piisab praegusel hetkel ja liigun edasi teise grupi juurde. Ja grupp number 2, kes valis siis selle kaardikorti. Mida tunneb tema ja mis on teie vahel. Täpselt samamoodi müntide 2, et selline kahe erineva maailma vahel laveerimine, otsustamatus. Et siin võib jah, täpselt samamoodi, esimesel grupil oli natuke teistmoodi, aga siin võib olla, teile võib olla vahemasi, eks ju, ja siis te kirjutate või suhtlete kas telefonitsi või kirjutate omavahel või mida iganes, aga siin võib olla erinevad siis valikute vahel laveerimine või otsuste tegemine, et kas ta peab siis otsuse tegema, kas sina pead siis otsuse tegema ja et te suhtlete pigem võib-olla sellise kirjalikul teel, ma näen siin juba ka koer tassib mingit pakikest, teil on distants ja sellist kirjutamist või suhtlust või kokkusaamist või kokku liikumist on siin ja aga sina oled ka nagu käsist ja jalust seotud, et siin nagu näha on, et ilmselt siin on nende kaartidega hästi, mulle tuleb see, kui ma näen seda karikate 3 ja siin on 3 inimest segatud olukorda ja need 3 ja siis, et see suhtlus ongi nagu justkui ja siin võibki olla täiesti vabalt jälle selle armu kolmnurk tulla esile, 3 inimest ja valikud ja suhtlus vahemaa ja siit tuleb ka valikud, et hästi palju seda valikute teemat siit tuleb läbi ja see ongi nagu jällegi kahe maailma vahel laveerimine. Et sina nagu tunned, et tahaksid nagu suhelda, tahaksid edasi liikuda, tahaksid nautida, olla koos, tunda rõõmu, koos aega veeta, võib-olla midagi arendada, midagi soovida, aga sa ei saa, sa oledki nagu käsist ja jalust seatud, seepärast et see ei sõltu nagu justkui sinust. Et sina oled selles kinni ja ootad nagu ja vaatad ja unistad ja soovid, et see linnuke võib-olla täidab su soovi, toob sulle selle, võib-olla sa vaatad ja sooviksid seda ka vabadust, et sa võib-olla tunned isegi sellist, et sa ei ole nagu vaba oma elu ise nagu vabalt elama ja olema, sellepärast et sa oledki nagu selle olukorra külge seotud, et sa tunned, et sa oled nagu seotud ja sa ei saa nagu vabalt valida seda vabadust.
mida see linnuke nagu sümboliseerib, nagu justkui see vabaduskergus. Sest sa tunned, et sa oled tema küljes kinni ja te ei suuda nagu teha kumbki seda valikut. Ja nii te laveerite ühtepidi ja teistpidi. Hoiate nagu mitut asja korraga ja võib-olla tema hoiab, võib-olla sina hoiad. Ja ei suuda neid valikuid siis ja otsuseid teha. Et jah, siin on pigem nagu rohkem sellist kirjalikku suhtlust või siis telefonitsit suhtlust. Et teil on siin see, te tunnete tegelikult, sina tunned vähemalt tema seltsis rõõmu, temaga suheldes rõõmu, võib-olla kui ta kirjutab, kui ta helistab, kui te suhtlete, siis sa tunned vägagi sellist rõõmu ja naudid seda teievahelist suhtlust vägagi. Tunned seda head energiat, seda mõnusat olemist, positiivsust võib-olla koos olles, kui aega veedate või koos olete, siis te naudite oma koos veedetud aega. Sulle meeldib temaga kohtuda, sulle meeldib temaga olla, aga sa ei saa nagu ise nagu justkui seda vabatahtlikult vist nagu mul on tunne, et sa nagu pigem oled ooteseisundis, et millal tema sinuga ühendust võtab ja millal tema siis tuleb ja on. Ilmselt siin on kirg olemas, seksuaalne tõmme võib siin täiesti olemas olla, aga jah, sina nagu justkui ei saa nagu sellest lahti või eemalduda ja justkui ei saa ise ka mitte midagi teha, et sa nagu pigem oled ootes. Et sa nagu, sinu teel ongi nagu selle inimesega seoses valik, et sa oledki nagu kahe võimaluse vahel ja et üks tee läheb sinna, teine tee läheb tänna ja millist teed nüüd valida. Sa mõtled võib-olla temale palju, planeerid või mõtled tulevikule, võimalustele, võib-olla mõtled ka otsuste tegemisele, mõtled suuna valimisele, mõtled võib-olla ka potentsiaalile, mis teie vahel kõik võiks olla, juhtuda, tulla. Aga päris kindlasti sa mõtled ka uute võimalustele, aga sa ei tee veel seda sammu, sa ei julge võib-olla veel mõelda suurelt. Sa ei julge mõelda võib-olla selle suhte suunas suurelt, võib-olla sa ei julge mõelda selle lahkumisest suurelt. Et sa oled nagu, hoiad ennast ise seal nagu suhtes kinni. Ja ei julge ka sellist otseseid tulevikke plaane teha või siis võib-olla sa teed, aga sa ei julge neid samme teha, et sinna suunas siis hakata ka liikuma ja sammuma. Siin on jah, kas sa oled siis kahe valiku vahel või kahe suuna vahel, kahe tee vahel, millist teed minna või siis kahe suhte vahel, võib-olla tema on kahe suhte vahel, võib-olla ka sina oled kahe suhte vahel. Mida tunneb tema sinu suhtes siis? Tema tunneb sinu suhtes väga ilusaid tundeid. Et tema tahaks, et ilmselt siis siin on tugev kahepoolne tõmme, ka sina tunned seda. Ja ta mõtleb sinust palju. Ja ta mõtleb sinust soojalt ja armastavalt. Ja see suhe võib-olla isegi natukene nagu puhastab teda, nagu see päikese kiired puhastavad sinust võib-olla sellist raskust ja talvist väsimust või pimeduses olemisest tekkinud väsimust. Siis sina oled tema jaoks ka justkui see päikesekiir, kes puhastab teda justkui võib-olla sellisest mingisugusest energiast, mis tal on.
aga see suhe või see tundetasand on nagu kahepoolne, kas tema tunneb sinu suhtes ka seda emotsioone, armastust, tõmmet, isegi hingesugulust võib öelda siin, et ta tunneb sellist hästi-hästi lähedust teievaheliste nagu klappi või sellist rõõmu ja sära, et siin on seda naeru ja sära ja kergust on siin, et ta tunneb teie suhtes seda kõike. aga mingil põhjusel siis jah, kas siin on siis ühel või teisel pool see nagu ilmselt siis see valik, kas siis sinu või tema pool on siin erinevad inimesed segatud sellesse olukorda. valikud, millist teed võtta ja millist jätta. või siis ei taheta üldse otsustada, vaid tahetakse laveerida erinevate võimaluste vahel. aga sina seda rõõmu ja soojust ja sära temas nagu äratad ja tekitad ja sellist emotsionaalset kergust ja et siin on see nagu vastastikune soov olla koos. ilmselt teil on juba mõnda aega koos oldud, kui mitte pikalt, siis mingi aeg ikka või siis pikalt, vahet ei ole, aga siin on sellist minevikule mõtlemist, siin on juba teie vahel mingisugused mälestused. Aga tal on jah teie suhtes need siirad tunded või ta näeb teid nagu siirana või sellise kergena ja tunneb nagu kuidagi seda tunnet või seda tõmmet teie suhtes. et siin on see soe ja siiras emotsionaalne side teie vahel päris kindlasti olemas. Võib-olla kui teie vahel on siin tõesti siis mingisugused valikud toimunud, siis ta tahab teie juurde tulla tagasi, taastada seda, mis tal oli teiega varasemalt. aga tal teie suhtes on palju soojust, hoolivust, hellust, emotsioone. ja need mälestused, mis tal teiega on, neid ta kannab kindlasti kaasas, ta mõtleb teie peale. ta kohati võib-olla natuke idealiseerib teid, võib-olla mingil määral üle. või siis, kui need valikud on päevakorras või üks või teine justkui peaks tegema või sina tahad, ilmselt sinu poolt tuleb rohkem nagu seda valikute energiat läbi, siis temal võib-olla selle energiaga on väga keeruline edasi liikuda või raske või no päris kindlasti ta ei tahaks siit energiast niisama lihtsalt lahkuda. ja tal on sinuga hästi selline hea koos olla, võib-olla nagu selline, tekib selline mõnus tuttavlik tunne või võtab ta sind väga omaks või selline emotsionaalne side on siin. ja kindlasti on teie vahel ka sellist mängulisust, et mängulist energiat on siin ja see on ka hästi hea energia tegelikult tunnete tasandil või siis nagu suhte tasandil. et siin jah, ta püüab võib-olla seda tasakaalu hoida või laveerida erinevate võimaluste vahel ja sina ka siin erinevate võimaluste vahel tahad kaaluda ühte teist ja püüad võib-olla ka seda kuidagi hoida, aga ilmselt sina tunned siin nagu justkui nagu rohkem sellist seotust või kuidagi, et sa ei ole nagu selle olukorraga päris rahul. aga ilmselgelt on siin
näha ikkagist vastastikuseid tundeid, aga see võib olla ka selline sõltuvuslik, sellepärast et see liiga tugev emotsionaalne side nagu tekitab sellist sõltuvust, kus tekib vajadus teise inimese nagu tunnustuse või kiituse või kinnituse järgi või et siis see, et ta valiks sind, et sa tunneksid ennast, et sa oled nagu piisav tema jaoks. Et siin võib olla ka natuke sellist sõltuvust, kui sa ei suuda nagu teha valikuid ja tunnedki, need käed on nagu seotud ja ootad ja loodad. Ja sa ei taha teha neid valikuid. Sa nagu ühest küljest mõistad, mis seisukorras sa oled, aga sa ei suuda teha. Sest ilmselgelt tema nagu justkui ka ei tee mingisugust valikuid, et siin nagu kuidagi läheb kokku, et mis teie vahel on, et tema nagu naudib täiega teie seltsi ja tähelepanu ja teiega koos olemist, kui neid on. Aga ta laveerineb erinevate võimaluste vahel, nii nagu sina kaalud siin erinevaid võimalusi, aga sa oled ikkagi nagu praegusel hetkel ikkagist kinni seotud, et sa ei tee neid valikuid. Siis ma temalt nagu pigem näen, et ta tahab nagu taastada seda, mis teil oli, või taastada kuidagi või tulla tagasi või olla teiega või nautida ikkagist seda. Aga nagu ma ei näe, et ta otseselt mingisuguseid muutusid oma elus teeb, sellepärast et siin on nagu müntide 2 näitab erinevate elude vahel või suhete vahel või teede vahel kaalumine, aga ta otseselt ei tee ka seda sammu, ta laveerib nende erinevate asjadega, aga ta ei tee neid otsuseid. Ja see on nagu justkui natuke otsuste edasi lükkamine. Et ta ei taha neid otsuseid teha. Seega ta siis nagu žonglöörib nende erinevate pallikestega siia-sinna, püüab hoida ise seda siis tasakaalu siin ja nii ta siis püüab oma elu elada nii hästi, kui ta praegusel hetkel seda oskab. Ja see ei pruugi olla pahatahtlikkusest, või mida iganes, kuidas kellelgi parasjagu see situatsioon, olukord on, vaid see ongi tema praeguse hetke võimalused, praeguse hetke oskamine niimoodi elada, nagu ta elab. Ja ta teeb oma parima, sest ka temal on erinevad hirmud, sõltuvused, mustrid, programmid, mis teda nagu hoiab võib-olla selles olukorras, kus ta praegusel hetkel on ja püüab sellega nagu kuidagi toimida. Et nii ta paraku on, et need sõltuvused, hirmud, paradigmad, kõik need uskumused ja mustrid, need hoiavad niivõrd tugevalt meid samades elu mustrites kinni, et me lihtsalt ei tee valikuid. Aga samas me tunneme, et midagi on puudu, ma ei ole rahul, ma olen rahutu, ma olen õnnetu, ma olen kurb, mul on see puudu, mul on too puudu, ma arvan, et seda oleks mul vaja, et ma tahan tunda seda, toda ja kolmandat asja. Aga me ei julge teha otsuseid ja valikuid selle suunas liikumiseks. Või siis me üldse ei oska ette kujutadagi, mis oleks see õige samm või valik või suund, kuhu suunas liikuda, või mis oleks kas või see esimene küsimuski, mida küsida iseendalt, et mida ma siis päriselt tahan või kas ma julgen oma unistusi üldse endale ette kujutada. Aga nii ta on. Aga minu poolt siit kõik, loodetavasti oli teil ka põnev ja minu poolt suured tänud veel kord vaatamast ja kohtume juba järgmises videos. Aitäh teile!